Mattiuse evangeeliumi 11. peatükk ja 29 ja 30 salm. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. No küll on hea, et siin on alla kirjutatud, et väljend iket enese peale võtma tähendab kellegi õpetust omaks võtma. Sest muidu me võime vahest mõelda, et mis ikke me enda kaela peame võtma. Aga olgugi täna siis nii, et see, mida Jeesus õpetab ja räägib, katsume seda omaks võtta. Ja mis ta siin täna meile ütleb sedasi, et õppige minust seda, et ma olen tasane ja südamelt alandlik. Meie kuningas on alandlik kuningas. Ma mõtlen just seda, kui ta maa peal oli, ta on praegu kindlasti suure au sees ja kui ta kord tuleb, siis ta tuleb suure auga. Aga kui ta siin inimesena elas, siis ta oli mingis mõttes üsna selline, võiks ütelda isegi nagu teatud mõttes nähtamatu, et ikka küsiti, et kes ta on ja vahest, kui ta kellegi ära tervendas, siis ta ütles, ärge sellest rääkigegi. Ja nii, et ta ei püüdnud nagu läks tühjadesse paikadesse ja ta ei otsinud nagu selliseid lihtsalt kohti, kus ta võiks rahva ees lihtsalt nagu olla ja et nagu tähtsana kuidagi välja näha. Kurat küll pakkus, et mine templi harjale, et hüppa alla ja et las siis teised vaatavad, kuidas sa sealt alla õljud. Aga Jeesus seda ei soovinud ja sellepärast meil on selline kuningas, ta ütleb, et õppige. Ja vaata, selles on tegelikult hingamine, see, kui me võtame selle õpetuse osaks, et oleme tasased ja südamelt alandlikud, siis me leiame hingamise oma hingedele. Ja tähendab sedasi, et ütleme, et on siin selles maailmas niimoodi, kus ei ole tegelikult hingamist, kus on raske ja sellepärast ütleb, et on variant olemas. Kui te tulete minu juurde ja õpite minu käest, siis te saate siin selles maailmas just sellisel moel elada. Nüüd ma hakkan ikkagi jagama nii, nagu täna öösel olin issand ees korraks, nagu ma ikka seda teen ja siis on nii, et vist on kõige parem, kui ei rända palju ringi. Ja see mõte ongi täna niimoodi, et võtta, me issand on oma südame poolest meile eeskujuks. Sest ta rääkis just nagu enda südamest. Ja eks meie süda on ka väga oluline tähtis asi, südamest lähtub elu ja südamest lähtuvad head asjad, südamest lähtuvad kurjad asjad. Sellel nädalal ma väga rõõmustasin, nägin lihtsalt ühte meie oma koguduse venda ja nägin, kuidas ta ühte teist inimest aitas, nii südamest seda tegi. Lihtsalt ma nautisin, vaatasin seda pealt ja lihtsalt nagu nägin seda armastust, et kuule, lihtsalt elad Jeesust välja. Ja oled valmis nagu kellegi eest hoolt kandma ja midagi sellist head tegema ja eks issand seda tegelikult ootab, et me oleksime teda nagu esindamas siin selles maailmas. Ja võiks ütelda nii lihtsalt ja nii märkamatult ja nagu endale tähelepanu tõmbamatagi, aga tegelikult see nagu märkamata ei jää, see mõju on ju siin selles maailmas täiesti niimoodi olemas. Ja nüüd on nii, et eks see selline süda peab olema siis meil nagu pehme ja tundlik ja vaata, kui on kõva süda, siis me üldse ei kuulegi tegelikult Jumalat, kui me südame kõvaks teeme aga on öeldud sedasi, et vaimulik inimene mõistab kõike ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks selline, kuidas ütelda, isegi selline teadlik süda, et me mõistaksime seda, mis on praegusel ajal siin selles maailmas toimumas. Ja vaata, ega see võib-olla väga kerge ei ole, kui me ka mõistame, sest et vaata, ega kui me kõike mõistame, isegi aru saame, ega me kõigest isegi nagu rääkida ei saa. Sellepärast, et vaata, siin selles maailmas on niisugused omad seisukohad, omad arvamused ja nüüd meie, kes me oleme Jumala lapsed, me võime paljusid asju tegelikult nagu hoopis sügavamalt nagu mõista ja näha. Kui me viitsime, nagu võiks ütelda, issand ette minna ja küsida. Aga ega me alati ütleme, nagu ütlesin, sellest nagu palju isegi valjusti rääkida ei saa ja tuleb isegi nagu targalt rääkida ja kus üldse tohib nagu suud lahti teha. Ja sellepärast nii ongi, et eks issand on meile nagu kõiges selles ka nagu eeskujuks. Me võime julgelt võtta nii Vana Testamendi nagu ettekuulutused kui ka Uue Testamendi selle täide mineku, sest Jeesus ütles, ma tulin täide viima seda kõike, mis on seaduses ja prohvetites kirjutatud. Me võime kõike seda tegelikult võtta eeskujuks. Iga sellise ilmutuse, mida me sealt nagu kätte saame, kus me nagu leiame ja kus me näeme nagu Jeesust ja sellepärast see on meile nagu näidis, see on nagu eeskuju ja meie üheskoos tegelikult võtta, me peame saama Kristuse sarnaseks ja kunagi ennem juba sain nagu selle kindla selguse selle koha pealt, et me keegi üksikult
isiklikult ei saa, ütleme, mingisuguseks täiuslikuks Jeesuse sarnaseks ja eeskujuks siin maa peal olles. aga meil igalühel on see, võiks ütelda, see grammikene ja Kristuse kogudus ja ma ütlen, kõik kogudused, ütleme, mis siin maailmas on, ühtekokku, kui me heal juhul siis, nagu seda Kristust suudame niimoodi esindada siin selles maailmas, et sellepärast, et igaühe kaudu tuleb midagi sellist ilusat esile, mis on vaja ja sellepärast aidaku meid nagu Jumal selle koha pealt ka. Sest Jumal tegelikult tahab, et tema mõju oleks koguduse kaudu siin maailmas väga, väga selgelt just ka sellisel moel olemas. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt julgustan, võtame väga lihtsalt ja julgelt seda, mida meie mõistame, elame seda välja. Seda armastust ja seda, mida meie nagu oma südamesse saame issanda käest ja teeme neid tegusid, mida ta meie käest ootab ja ega tegelikult rohkem ka siis vaja tegelikult ei ole. Nii et ma usun, et selle kaudu sünnivad need asjad. Ja sellepärast on nii, et ütleme, et ma lihtsalt nimetan, et Vanas Testamendis, et näiteks, et Mooses on üks selline Jeesuse prototüüp ka. See on juba see 5. Mooses 18:15 on öeldud lihtsalt, et need on üksikud kohad, mille kaudu tulevad välja need, ütleme, need asjad, kuidas on issanda kohta juba ette kuulutatud ja räägitud. Siin on öeldud sedasi, et ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina. Siin on Moosesest jutt ja siis on nagu räägitud juba ka Jeesusest. Ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mida mina teda käsin. Ja siis on öeldud, et kes kuulab ja ei kuule, see oli juba ettekuulutus nagu selle koha pealt, et issand on tulemas. Võtame kas või Vana Testamendi Joosep samamoodi oma eluga ja käekäiguga ja kõigi oma reetmistega ja kuningliku seisusesse saamisega ja ütleme, kõik on nagu üks selline ettekuulutus ka ja ta kõik ta käitumine ja ta andestamine oma vendadele ja see on, ütleme, et kui nagu neid momente nagu näha, et see kõik on tegelikult nii suureks ja võimsaks eeskujuks. Muidugi kõige võimsam eeskuju oli see, kui Jeesus sureb ristil, kui ta seal palub, et isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja seal oli mõeldud tõesti kõiki. Seal oli mõeldud nii roomlasi, seal oli mõeldud neid religioosseid juute, kes teda üldse risti tahtsid lüüa aga seal oli, issanda andestus oli tegelikult nagu ju kõikide jaoks. Ja sellepärast ega kõik ei võtnud kindlasti seda andestust vastu, sest kes oma südamed kõvaks teevad, ega seal midagi vägisi tegelikult teha ei saa. Aga see eeskuju tegelikult meile, et just nii täpselt olekski, et täielik selline andestamine. Ja sellepärast vaata selline süda, et andestad kõigile. Ja seal oli põhjust oli küll, ega Jeesus ei elanud lihtsal ajal. Ta elas, ütleme, Rooma riigis okupatsiooni aeg. Ta elas niimoodi, et tema omad teda vastu ei võtnud. Ta elas sellist elu, kus teda tegelikult taga aeti ja taheti ära tappa ja jälitati ja elas sellist elu, et ega see ei olnud midagi. Ütleme, et oma koduski oli nii, et oma ema ja vennadki vahepeal olid niimoodi, et ei saanud tast aru ja keeruline oli, võiks ütelda, see Jeesuse elu inimesena ka siin selles maailmas. Aga mida ta meil eeskujuks näitab? Ta näitab seda, et tegelikult andestada tuleb ja kõik tuleb tegelikult andestada. Ja praegusel hetkel see maailm annab küllaga tegelikult nagu seda põhjust andestamatuseks. Ja siin on niimoodi, et ütleme, et osad inimesed räägivad välja, praegu eriti ütleme, et see meie jaoks see kõige lähem sõja olukord siin venelaste rahvaste vahel, et niisugust andestamatust, et seda küll kunagi ei andesta, et vaata, mis tehakse ja need asjad on sellised. Ei saa niimoodi üldse niimoodi mõeldagi, sellepärast, et kui me loeme Mattiuse evangeeliumi 18. peatükki, Jeesus õpetab ja ütleb väga selgesti, viimane salm, ta ütleb niimoodi, et nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Ja mis seal oli? Seal oli niimoodi, et see tigesulane, ütleme, kelle võlg oli kõik kustutatud ja kui ta palus isanda käest, et anna andeks kõik see võlg ja ta sai. Aga siis 34 salm on öeldud sedasi, aga isand vihastas ja andis ta piinete kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Ja sellepärast on see niimoodi, et viimane asi on mingisuguseid selliseid andestamatusi ja võlgasi hoida. Ja eriti tähtis on see niimoodi, et ütleme, et kui võiks ütelda, et kui meie surmatund on käes, et oskaks siis kõigil andestada. Ja see puudutab just, ma mõtlen, igat lahkujat eelkõige, sellepärast, et vaata, see on nagu see, võiks ütelda, see viimane nagu selline hetk, sest et vaata, piiblis on ka see väljend, et Jumal tegi vahest oma rahvale, tegi vastu oksa.
no tegi vastu oksa, et noh, et see on nagu selline, seda võib-olla ainult kõige rohkem mõistavad võib-olla puussepad ja kes ööveldavad ja teevad, et tead, et kui oks on kõva, kui sa ööveldad ja see ja nagu üks vana tisler sureb, siis oli niimoodi, et no kõigile annan andeks, aga kuuseoksale ei anna. Sellepärast, et see oli selline, tead, et alati öövlili ette, tead, et ei saa ööveldada. See on nagu huumoriga öeldud sedasi, et selle kuuseoksaga võiski see niimoodi nagu jääda. Sest et Jeesus ütles ka, et mitte kuuseoksast ei ole jutt, vaid ütles, et oma vennale. Ja see puudutas ikkagi inimesi ja sellepärast, ütleme, see nali jäägu selliseks naljaks, aga põhimõte on selles, et tegelikkuses on niivõrd oluline ja tähtis, et me teeme nagu ühe ette otsuse, et vaata, igal juhul andestus. Et olgu mis tahes, milline reetmine, milline alatus, mis iganes on sündinud, mida on tehtud ja meie asi on tegelikult on see, et meie asi on andestada, sellepärast et vaata, Jumal on see, kes andestab meile kõik ja vaata, ta on niimoodi teinud, et kui kõik, siis meie poolt peab olema ka kõik. Ja see on nüüd selline Jeesuse just ka selline südame eeskuju tasane ja südamelt alandlik. Ja sellepärast aidaku meid Jumal ka, et see jääks meile tegelikult meelde ja me püüaksime nagu seda teha. Seal, Paulus kirjutab Korintuse kirjas, et vaata, kui tolle aja ülemad oleksid tundnud, et kellega tegu on, seal 1. Korintuse 2.8, et siis nad ei oleks seda auissandat risti löödud. Ja ütleme, et vaata, kui oled ikka nii pimedusega löödud, et nad, ütleme, et seal, see Jeruusalemma, just need juhid ja ülemad ja kes seal templi ümber olid, et nende jaoks oli see selline üks tülikas inimene, kellest tuli lahti saada ja lihtsalt nad teevad seda ja tõesti, kui nad on niisuguse pimedusega löödud, siis mis sa ikka teha saad ja nad tegid selle teo tegelikult ära. Pisut oli tegelikult neid, kes mõistsid, kellega oli tegu. Ega ma ei oskagi kokku võtta, palju neid oli. Jeesuse jüngrid olid, sest et Peetrus tunnitas, et sina oled Messia. Ja ütleme, ma ei tea, see Vaga Siimann, see võis olla juba ammu surnud, tead, sellepärast, et ta ütles, mu silmad on näinud su päästet, kui ta seal Jeesust seal ümber lõigati templis oli. Ta oli vana mees ja ütles, ma võin nüüd ära surra. Ütleme, et Jeesus elas ju pärast seda veel ja palju oli neid, kes siis, ütleme, Rooma pealik ütleb, et see on tõesti Jumala poeg ja Pilatus ja ta naine said nagu asjale natukese pihta ja ta ei tahtnud nagu selle asjaga nagu kaasagi minna. Aga ütleme, üldises mõttes oli siiski pisut neid inimesi, kes päriselt mõistsid, et kellega tegelikult tegu on ja mis siin praegusel hetkel toimub, et kui see mees praegu risti lüüakse ja süüdi mõistetakse. Sest et paraku see olukord oli nõnda. Ja eks siin maailmas ongi, järjest on selline olukord, et pisut on neid, kes tegelikult tõde mõistavad. Pisut on neid, sellepärast, et võtta, kui ikka tõde mõistetaks, mille pärast siis ei lähe nagu selle tõe järgi. Ei mõisteta, ollakse pimeduses ja sellepärast lihtsalt nii see on, et ütleme, et ei taheta nagu seda, kuidas ütelda, seda tunnetust või tõde, mida meie omame ei taheta nagu vastu võtta. Ja sellepärast on niimoodi, et lihtsalt ma räägin selle mõtte ka siia, praegu tuleb lihtsalt nagu tänane lugu meelt. Ma viisin oma auto, täna remonti ja mul oli niimoodi, et ma olin terve auto selle ajaloo, mis seal tehtud on ja ühe paberi peale juba kirjutanud ära ja teise peale kirjutasin kõik oma kahtlused, et mis seal praegusel hetkel oleks vaja nagu teha. Aga ma viin ju tegelikult spetsialisti juurde. Ja mis see pastor või mingi puutöömees või et mis see sellest autost teab, et mida ta seal, vaata, mul on raske nagu seda oma tunnetust nagu selgeks teha. Tunned seda, et täpselt nagu Paulus seal mere peal, et õpetad laevamehe, ise oled telgitegija, aga õpetad, et kuidas laevaga sõita, tead, et vaata, raske on nagu seda, inimestel on raske tegelikult nagu seda vastu võtta, mida meie mõistame, sest me peame sellega arvestama. Et meie lähedased ei võta vastu meie tunnetusi, arusaamised, kuidas ellu suhtuda, mida teha, vaata, see on selline, ja isegi koguduse liikmed ei võta vastu, ma olen näinud seda, et vast mõnel ütled, tal on niisugune suva, tead. Sest et talle tundub, et mis sa mulle ütled, tead, seda, et küll ma ise tean. Aga põhimõtteliselt on see selline, et vaata, Jumal on kuidagi selle elu niimoodi seadnud, et mingisugune, ütleme, et see tarkus ja asi tuleb nagu sellisel moel, mida tuleb nagu vastu võtta. Olid need, kes võtsid Jeesuse sõna vastu. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, ma täna ka räägin sedasi. Ainuke variant, nagu Jeesuse vend Jakobus kirjutab hiljem, et vaata, seda sõna tuleb niisugusest targast tasandusest tuleb vastu võtta. Võtke tasase meelega vastu see sõna.
siis see võib teie hinget päästa. ja Jakobuse kirjast ütleb ja siis me peame nagu oma elu ka veel elama niimoodi, et käitume niimoodi, et see tark tasadus tuleks nagu esile meie elus, et see oleks näha, et see nagu kohale jõudnud, sellepärast et vaata, me kõik kipume olema sellised, et teatud mõttes niisugused, natukese niisugused iseteadlikud. Aga issand tegelikult ootab sedasi, et ära toetu oma enda mõistusele, kui võtame seda õpetuse sõnadest. No see on väga raske, nagu selline, ütleme, lihtsale inimesele, et kuule, et loed niisuguse salmi, tead, et nüüd looda Jumala peale, ära oma mõistusele toetu. No see on, ütleme, paljudel on see selline, et niisugune absurd, mis absurd, sellepärast, et kuule, et ikka see talupoja mõistus peab olema ja me ikka elame selle järgi, tead. Aga meie oleme sellised, kes me ütleme, et jah, et me ei toetu oma mõistusele, me toetume oma issandale ja sellele, mida ta räägib. Ja püüame täna ka, lihtsalt seda õpetust vastu võtta, seda iket enda peale võtta, see on isegi, see on niimoodi öeldud sedasi, et me võtame nagu midagi endale nagu kaela ja ta ütleb, et see on kerge tegelikult. Vaata, kui sa võtad nagu, kuidas ütelda, see võtab nagu mingis mõttes nagu isegi nagu vastutuse maha, sellepärast, et kui me elame selle järgi, mida issand on ütelnud. No mina ütlen jah, et tõesti minule meeldis sõduri elu ka. Ma olen ikka vahest nagu selle peale mõelnud, miks ta mulle meeldis. Ütles, et iga on hea elu, riided antakse selga, süüa antakse, ise mõtlema ka, mida ei pea tegema pead. Ükski päev ma ei pidanud päevaplaani tegema 2 aastat. Kõik tehti mõist ära. Iga päev öeldi, kuhu minna, mida teha. Ma 2 aastat ei pidanud üldse mõtlema, mida ma teen. Mõtle, milline elu. Ja ainult käskusid täidad. Ja mul ei olnud raske tegelikult olla seal käsu all. Öeldakse sedasi, teen seda, öeldakse teist, teen teist. Ja sellepärast ma teadsin sedasi, et mu käest ei oodata mitte kui midagi. Ükskord, ajasin ainult vastu, siis pandi kartsa. Tead, ja et ka terve selle 2 aasta jooksul, et kus ma nagu selle võtsin kätte. Olin juba vanem sõdur ja tead, leidsin sedasi, et kuule, seekord ma ei alistu. Ja siis sain kartsa ka korraks, aga see oli ka niisugune mõni tund, kui ma seal olin. Ja õhtul sain sauna juba edasi, kui väeosa komandör tuli ja pahandas selle ohvitseriga, kes mind oli korsul. Sina võid teekle kartsa, tead, sa riides selle läbi, tead. Talle see absoluutselt ei meeldinud, et selline asi vahepeal sündis. Aga kallid, sellepärast on see nii, et täna need ka, võtame vastu selle, mida issand meil õpetab ja räägib. See on, võiks ütelda, selline parim, mis võib olla. Ja siis on niimoodi, et ja kui tema on meie juhti, tema on korraldada, teab palju paremini, kuidas asjad peavad olema. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on, ja ma ütlen selliselt, et ega meie elu ei pruugi minna nii, et nagu näiteks, et läheb kõik väga korda, nagu Hebra kirja 1. osa on seal 11. peatükis, ma mõtlen, ja see usukangelused, et tegid ja kõik sündis. Aga see lõpp on niisugune, tead, et ei läinud korda, tead, ei saanud kätte tõotusi, osadel läks ikka päris halvasti ja elasid oma elu usus ära, aga nagu mitte midagi nagu eriti saavutamata, aga nad on samamoodi tegelikult usukangelaste peatükis. Ja sellest mitte mingisugust vahet ei ole, tead, ütleme, Jumala plaan on, mis meie eludes osade jaoks ei ole mingites erilistes sündmustes olla, vaid on see lihtsalt see kuulekus võib-olla isegi, mis kuhugi nagu eriti nagu välja ei vii, aga ka see on tegelikult oluline, et ka see periood oleks inimeste ja rahvaste elus olemas tegelikult. Ja nii, et kiitus Jumalale. Nii, et me mõistame sündmusi ja järgmine mõte, mis nagu sain, et me kõiki need muuta ei saa. Ja ütleme, et me vahest nagu tahaksime, me oleme üks usuinimese, palvetame ja küll me kõike teeme. Ei tee me tühjagi kõiki asju. Te kuulete sõdadest ja Jeesus ei ütle midagi, et palvetage, et need sõdasid ei oleks. Ei saa, et lihtsalt peate arvestama sellega, et on näljadasid, on maavärinaid. Me ei saa ütelda, et Jeesus, et niisuguseid asju ma ei taha, et lõpeta ära, tead, et mingi maaväriseb või kuskil näljada on või et lõpetame kõik need halvad asjad ära. Jeesus ütleb, et ei, ma räägin teile ette, et kõik need asjad tegelikult tulevad. Ta ütleb, et midagi teha ei ole, Jeruusalemm sai mõista oma armukatsumise aega, Jeesus nutab nende pärast, siin ei jäta kivi peale. Oma jüngritel õpetab, et siit laske parajal ajal jalga, ega kõik ei lasknud jalga, seal ütleme, võiks ütelda, siis oli niimoodi, et tuli see lihtsalt see laiali pillutamine, et see tagakius tegelikult ja taheti neid minema, ka see aitas. Ja sellepärast võtta, kõik on tegelikult on nagu selliseks abiks. Üks naine rääkis oma niisuguse tunnistuse, juhtisin, lihtsalt YouTube'is vaatasin, et üks usklik naine, ma isegi ei tea, kust maalt, vene keeles ta seda rääkis. Ja ütles, et tal oli siin lugu, et saadi töö juures teada, et on usklik. Ja ütles, et ja siis tuli kohe niisugune pilkamine, et ta on usklik ja hakati tema üle nagu naerma. Ja asi läks, kuidas ütelda, nii teravaks, et teda, ütleme, et aeti isegi sealt töölt ära, tead. Ja ja midagi ta pidi töölt ära minema, ta sai endale ühe järgmise niisuguse töökoha. Ja päris hea koha, sai järgmise töökoha ja palga. Ja siis teate, mis juhtus? Juhtus see, et ma ei tea, kas paar nädalat või
ja seesama töökoht, kus teda naerdi ja pilgati, see läks täielikult pankrotti, aga temal oli juba uus koht olemas ja tal oli kõik hästi. Ta sai lihtsalt selle uppuva laeva pealt ära. Ja ennem, ütleme, kui teised ei osanud veel seda arvatagi, sest teistel oli kõik väga lõbus ja et puksime siit ühe välja, ühe rumalukese meie keskeles, kes jumalat usub. Ja sellepärast on see nii, et kõik tuleb tegelikult heaks ja sellepärast me ei pea absoluutselt olema nagu mures, et issand tegelikult hoolitseb meie eest, armastame teda ja sellepärast ja usaldame issandat, et kui ka olukorrad üle käivad, siis tegelikult tema on see, kes teeb ka meie tee tasaseks ja ütleme, piiblis omaette tegelikult täitsa niisugused lõigud, kus räägitakse sellest, õigetele tehakse teed tasaseks ja kiitus Jumalale, et nii ta on. Et see kehtib ka praegusel hetkel. Aga nüüd tulen korraks veel tagasi sedasi, et sõjas on pooled. Iluti just vaatasin, üks pastor et küsiti ta käest, et ütle enda kohta, kes sa oled. Ja siis ta enda kohta ütles üsna niimoodi, väljendas oma seisukohtasid praegu nende sõjaolukordade koha pealt ja poolt valides ja väga kõvasti ja julgelt öeldes sedasi ja ma kuulasin seda ja mõtlesin sedasi, et kui sa oled poole valinud, siis sa oled, tähendab kellegile vastu. Sa teisele poole oled vastu, aga see teisel pool on kuulka inimesi ja seal teisel pool on vennad. Ja just ka kogudused ja jumala rahvas on ka seal teisel pool. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui ma seda märkasin, ma leidsin, et nii ei saa. Niimoodi me tegelikult ei saa. Siin on niimoodi, et mul on mõned siuksed head pastorid, eriti Andrei Zapovalov, kellel ütleme pooleks ema siis, eks, ukrainlane, isa venelane ja ütleme oli ja siis ta on kogu aeg ütelnud, et mina poolt ei vali. Kas nõutud, sa pead poole valima, sest et mõlemad tahaksid niimoodi, et kui ole ikkagi õige poole peal, eks, sest mõlemad pooled ju õiged. Ja ma ei tee seda. Ja pahandatakse, vahest on niimoodi, nagu ma olen vaadanud, vahest käis Riigas külas, nagu vägisi tiritakse, mingid intervjuud tehakse, et saaks su käest ikka ühest sõna kätte, et kes sa siis oled. Et me tahaksime ikka su käest seda sõna saada. Aga teate, seda ei pea ja sellepärast mul on täna selline sõnum ka nagu selle koha pealt. Et vaata, kuidas sa saad olla see tasane ja alandlik siin selles maailmas. Kui sa juba niimoodi raksti selle poole ära valid, see ei ole enam mitte mingisugune tasane ja alandlik. Sa oled juba võitleja, võiks ütelda kuskil ühe poole peal, ühe poolt ja teise vastu ja oled võtnud selle koha. Ja Joosa raamatu seal, ütleme, 5. peatükis on see eriline koht tegelikult ja ma usun sedasi, et seda võib täitsa võtta eeskujuks julgelt, sellepärast, et seal on samamoodi. Issand on ise seal tegelikult ilmumas ja Joosa 5.13. Ja kui Joosa oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja näe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõkäes. Ja Joosa läks tema juurde ja küsis temalt, kas oled meie või meie vaenlaste keskelt? Ja tema vastas, ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväevürst. Ja siis Joosa heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu issand räägib oma sulasele. Ja issanda sõjaväevürst ütles Joosale, võta jalatsid jalast, sest paik on, kus sa seisad, on püha. Ja Joosa tegi nõnda. Ja vaata, üks väga selge seisukoht, ei kumbagi poolt. Ei kumbagi poolt. Ma olen issanda sõjaväevürst. Vaata, Jumal on niimoodi, Jumal armastab kõiki inimesi, kes on selles maailmas. Kui Peetrus on Korneliuse kojast, ütleb väga selgelt, nüüd ma mõistan, et Jumal ei tee inimestel vahet, et kõik, kes on tema meelepärast, et kõiki ta neid armastab, kuidas see seal täpselt seda mõtet umbes ütleb, eks. Ja sellepärast on see nii, et Jumal armastab tõesti kõiki inimesi. Ja meil on väga hea, et meil on piiblis nagu Iisraeli rahvas ja Juuda rahvas ja kui see riik kaheks ka läheb ja need mõlemad. Kord on Jumal, annab võitu ühele, kord annab teisele. Tead, on alati tegelikult nende poolt, kes teevad õiget asja. Ta leiab alati tegelikult õiged ülesse. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui ka ma mõtlen, et kas või mõtleme seal ütleme esimest või võtame võib-olla teist maailma seda rohkem nagu nendest lugudest nagu mäletad või midagi tead, et siis on see selline asi, et Jumal tegi mõlemal pool tegelikult imesid. Ta aitas mõlema poole sõdureid, mõlemaid aitas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja see on täiesti selgelt ka praegu nendes lahingutes. Enne kodust välja tulekut just kuulasin ühte sõdurit, kes opereeriti süda ja seisma ja mingi tund aega oli tal sellist, kus arstid juba arvasid, et ta on surnud ja siis tegi silmad lahti, need ehmatasid ära, et kuidas on. Ta ütles, et kuule, et siis ta rääkis, et üks vanem mees tuli tal ütlema sedasi, et kuule, et sinu aeg ei ole veel tulla ja saatis teda tagasi, et ta nagu koges nagu seda lahkumise momenti, aga ütles, et polnud veel aeg
ja elab edasi. Sellepärast on see niimoodi, et ja seda sünnib tegelikult, neid imesid sünnib mõlemal pool. Sest meie Jumal on mõlemal poolel. kõikidega tegelikult, kes on õiglased südamelt. vaata, küsimus ongi niimoodi, et see on täiesti võimalik. Ma mõtlen, see üks advendi näide, täna, näed, ka see oli mul meeles, kui öötunnil oli Nissan ees, et vaata see üks advendivend, kes läks sinna Hitleri sõjaväkke. Ja nüüd praegu räägitakse muidugi see Hitleri sõda nii ilusaks ja heaks, et nagu seda oligi vaja teha, tead, ja et täitsa tagurpidi seda asja, kuidas meil nooruses seda räägiti, praegu on nagu, et Venemaa oleks Saksamaale kallal läinud. Aga ütleme, et asjad on täiesti, praeguseks muutunud. Aga nüüd see mees, vaata lihtsalt uskliku inimesena läheb. Adventidel veel, kes teame, hingamispäev väga tähtis. Ütleme, tugevamalt peavad kui meie oma pühapäeva, see on täiesti selge. Söögiseadused, seda sealiha ja ütleme, teatud toidud ja asjad igal juhul ei puutu. Sa lähed sõtta ja ta oli ohvitseri seisuses oli ka. Ja tegelikult Jumal talle võimaldas, et kõik need 100 aastat, kus ta seal oli, ta tegelikult sai oma hingamispäevad pidada, sest ta seda tahtis, ta sai oma söögiseadused pidada, ju ta võib-olla vahepeal pidi millestki loobuma, kui see toit polnud see, mida ta süüa saab. Aga igatahes ta sai kõigega sellega hakkama, kuni selleni, et tegi endale puurevolvri, viskas oma selle päris revolvri minema, vaatas, et uputas ühte tiiki ära või kuskile järve või mis seal oli. Ja et lihtsalt, et tal ei oleks nagu kiusatustki sellega kedagi maha lasta või midagi teha ja tegi oma saapamäärdega ühe puust püssi või selle revolvri pani sinna oma kabuuri veel, tegi selle ka nahast. Ja siis on niimoodi, et kui sõda lõppes, siis kui relvasid ära anti, siis ta viskas oma selle puurevolvri ära, siis teised vaatasid, mis asja, et millega sina sõdisid mingisuguse sellise asjaga, et teate, saab olla mõlemal poolel täiesti niimoodi, kui sa oled õige südamega ja Jumal kaitseb. Ja sellepärast vahet ei ole, kus poole peal sa oled, aga sa pead õige olema. Ja sellepärast me ei saa valida. Eesti rahvas, kui oli siin ka see teine maailmasõda, kui mõtleme, et osad olid Saksa sõjaväes, osad olid Vene sõjaväes, kas oli enda valida, võib-olla osad tahtsid, ühte või teise minna, vahet ei ole ka nendega, eks, aga kes ise seda tegid, aga üldiselt on niimoodi, kui sa õigena lihtsalt sind võeti ja pandi kuskile, ja siis sa pidid tegelikult õigeks jääma ka nendes olukordades, kus sa iganes, kuhu sa nagu tegelikult satud. Ja sellepärast, ja Jumal paneb alati seda tähele, sinu seda südant, kuidas sina tegelikult asju tahad lahendada ja kui sul on see pehme süda, kui sul ei ole see kuri süda, kui sul ei ole mingisuguseid kurja kavatsusi, siis võid alati kindel olla, et Jumal on sinu poolt ja ta tegelikult saab sind aidata. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meil oleks nagu usku nagu selle koha pealt, et niimoodi saab, ja sellepärast mina mäletan seda, kui need sõjajutud juba tulid, ma mäletan seda, annan Moskvas, annan Nõukogude Liidule, et viimse veretilgani võitlen selle Nõukogude Liidu eest. Ja ma tegin seda väga teadlikult, ma mõtlesin, kui nii, siis nii. Ja ma leidsin sedasi, ja ma olen siiamaani niimoodi mõelnud, et kui oleks vaja minna sõtta, kui mul on see tõotus antud, siis ma lähen. Et siis ei ole mul mitte mingisugust niisugust muud asjad, kuidas ma siis nüüd ei lähe, kui ma olen seda tõotanud ja niimoodi veel, et oled oma viimast veretilka ka seal välja rääkinud, et ma võitlen selle eest, et kui see on meie riik ja meie kodu sellel hetkel ja siis mõtlesin seda läbi. Ja siis ma mõtlesin kõiki neid lugusid, ma mäletan sedasi, et see suur Saaremaa väike Jaan, kes hiljem pastor ja kes oli, samamoodi oli selles, ütleme, tema oli vist kumbas, ikka vist selles teises maailmasõjas oli ka, kus tal oli ühe suure sakslasega koos ja kus oma täägiga püssiga, et see püss oli pikem temast, nii pisike mees oli, ja ütles, et ja see sakslane komistas ja kukkus tema täägi otsa hoopis ise seal ja ütles, kuidas Jumal tegelikult neid olukordasid lahendas. Ja sellepärast mina mõtlesin ka, et ma ei karda, sest et Jumal oskab igat tegelikult olukorda lahendada, kuhu ma iganes kukun, ta lahendab. Ja teate, kui ma täna seda sõnumit valmistasin, ma leidsin sedasi, Jumal on mul läbi elu teinud teed tasaseks. Ja ta on teinud igal pool tegelikult tasaseks, nii sõjaväes, ta on teinud töökohtades, ta on teinud teed tasaseks. Kui ausalt välja ütlen sedasi, kõige konarlikum on olnud vahest koguduse keskel. Sest et mujal, vaata, on Jumal nagu ütleb, ma teen teed tasaseks. Aga nagu sõna ütleb, et Jumala rahvaga tuleb vaeva näha. Ja siis ma siin vahest vaatan sedasi, et siin saab sedasi ka, et vaata, siin ta mulle seda alati ei võimalda. Et siin tuleb osadest asjadest tuleb läbi minna. Aga maailma keskel, koolides ja kohtades ja töökohtades, ma mõtlen, Jumal küll, sa tõmbad nii siledaks selle tee, et mul tegelikult lihtsalt ongi sile ja lihtsalt ongi hea. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt see on Jumala tegelikult on tõotus. Ja sellepärast on see nii, et ja nagu Jumal ütles
Moosesele taga, et jumala rahvaga sa lähed vaeva nägema. sellepärast, et vaata, vahest midagi teha ei ole, et lihtsalt ollakse põikpäised ja nendega seal on uskmatud ja ajavad sulle vastu ja mõtlevad noh, kõike nii ja naa ja sellepärast see on selline lugu, et ka seda tegelikult ei tasu varjata. ja sellest osad vahest nagu noh, ütleme, kadestavad saaks seal pastori koha. See ei ole tühjagi mingisugune hea koht, et seda endale nagu saada. See on kõrvalt vaadates võib-olla niisugune tunne, et siin kamandad ja lihtsalt nagu oled mingisugune. Aga tegelikult on see üks selline lihtsalt see koht, selline sulase koht, kus sa lihtsalt olema pead, kui issand on sind selleks kutsunud. Nii et, aga kiitus Jumalale, et Jumal aitab ka selles tegelikult, et ka selles ei pea tegelikult üksi olema. Ja nüüd on niimoodi, et kui seda, mõtleme seda, noh, ütleme seda sõda, mis tuli seal tõotatud maa võtmisega, see oli ju päris sõda tegelikult, rahvaid aetakse eest ära. Aga see plaan oli Jumala poolt tehtud 400 aastat tagasi. Patu mõõtu mõõtis Jumal. Ja sellepärast on see, mis siin praegusel hetkel sünnib. No, kus koha peal mõõdetakse seda patu mõõtu, kas inimesed suudavad seda teha? Ei suuda. Jumal mõõdab iga inimese, iga kuninga, tead, Peltšatsar Eru saab ühel hetkega otsa selle pärast, et kuule, tead, kaaluti kerge olid. Ja kogu lugu, tead, praegusel hetkel Jumala, ütleme, see pühadus tegelikult on selline asi, mis annab tegelikult meile kaalu. Ja see Jumala au on just see selline raske asi, kui see meie peal on. See annab tegelikult meile seda kaalu, et me ei oleks kerged. Ja nüüd on see nõnda, et Jumal on see, kes otsustab inimeste üle. Jumal on see, kes otsustab rahvast üle. Me kõik räägime, et kui head me kõik oleme. Aga Jumal teab täpselt, kui head me tegelikult oleme. Kui palju tuleb praegusel hetkel igasugust kurjust ja halba praegu välja. Ja sellepärast on see niimoodi, aga Jumal on kogu aeg seda teatud. Meie eest on palju asjad on peidus ja salastatakse ja pannakse 70 aastaks peitu ja me ei räägi nendest asjadest. Aga Jumal on ikka teada. Ega see, kui siin maa peal midagi kuulutatakse, et Estonia läks põhja, et see on saladuseks. Kas Jumal ei tea, mismoodi ta põhja läks? No tema küll teab. Aga meile tehakse selline lugu, et umbes, et noh, et aetakse ühte juttu, teist juttu teadeks. Ja sellepärast Jumal on tegelikult väga õiglane ja tema otsustagu. Ja sellepärast on nii, et ja meie võime sellepärast julgelt paluda, et Jumal, sinu tahtmine sündigu, sest sina mööda ei pane. Vaata, see õile ja õige ei ukku sellises mõttes nagu koos. Sa oskad neid tegelikult nii hästi tegelikult eraldada ja päästa ja sa tegelikult oled väga õiglane ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal. Ja siis lisaks on üks hea asi on veel, et Jumalal on palju pikem meel kui meil, sest et meie tahaksime kiiresti asju lahendada. Aga Jumal teab, millal tema kannatlikkus on suurem ja tema on pika meelega ja ta on armuline ja ta on täis tõde ja armu ja tead, see on võimas tegelikult, kes on meie Jumal. Ja nii ta on. Ja näed, oli kuningas Nebukadnetsar, räägitakse ette, hoiatatakse ette, tead, kui sa vaeste peale ei alasta, siis ühel päeval oled looma südamega. No oligi, ühel päeval hakkas au endale võtma, oligi seda. Peltšatsar sai selle hoiatuse viimasel hetkel, noh, temal oli nagu, kuidas ütelda, tal oli nagu surivoodi jutt. Sellepärast, et vaata, ta sai ju tegelikult Danieliga kokku. Ja esimest korda oma elus, võiks ütelda, oma surmapäeval, sa vestled Danieliga. Su riigis on selline õnnistatud Jumala mees, tark mees ja sa, noh, ütleme, isa valitses ja tarvitas. Ja nüüd on niimoodi ja poeg tühjagi tead ei tarvitanud. Ja siis on niimoodi, et lõpuks, kui see kiri on seina peal, keegi ei oska seletada, no Daniel oskab, kutsume teda. No ja vaata, Danielil oligi niimoodi, et ta saab ju, vaata see viimane hetk, sest et vaata, siis talle lubatakse nagu kõik. See on see 5. peatüki lõpp, kus seal on sedasi, et ja Peltšatsar siis andis käsu ja Daniel riietati purpurisse ja talle pandi kuld keekaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema 3. Ja sel samal ööl tapeti Peltšatsari Kaldja kuningas ja hoopis see Darjavane meedlane sai valitsema. Darjaves sai valitsema. No nii, et me näeme, kuidas on nii, et ja ma näen sedasi, et isegi selles oli tegelikult oli Jumala arm. No kui paljud saavad tegelikult surivoodile armu. No ütleme, et ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et noh, et näiteks see kuningas Herodes oli nii, et ütles ja ussides sööduna langes. Aga ma selle Peltšatsari koha pealt näen sedasi, et kuule, et ikkagi vist isa nii palju juba palvetanud oma poja pärast, et anti armu ka veel. Et kas või surivoodil, et võiks ütelda, et viimane hetk ja ikkagi on niimoodi, et sulle saadetakse Jumala mees, kellega sa räägid ja keda sa nagu austad. Ta võttis ju täiega vastu. Kes võtab vastu prohveti, saab prohveti palga ja ta tegi selle kõik kähku ära viimasel hetkel. Ta tegi nagu, noh, kasutades seda võimalust. Ja noh, ütleme, et nagu sõna ütleb, et kunagi sain selle, et kes väriseb mu sõna ees. No see värises ja lõdises nii, et tead, kui ta seal luges need sõnu, tead, et ja see, vaata, ta täitis nagu nii palju kirjakohtasid, võiks ütelda, selle ühe päevaga, et sellest oli küll. Ja noh, nii ta on, et Jumal on väga õiglane ja ta teab, kuidas ta inimesi päästab ja kuidas need asjad läheb.
sest ta on tõesti kõigi rahvaste päästja ja ta armastab kõiki inimesi ja evangeeliumi tuleb kuulutada kõigile inimestele ja tuleb minna kõike maailma ja see on niimoodi, et see on nagu meie osa, mida me peame tegema. Ja nüüd ütleme, kuidas me seda evangeeliumi siis siin selles maailmas nüüd kuulutama peame. Täna algasin, et võtke see ike ja olge alandlikud ja olgu tasased. No põhimõtteliselt on see niimoodi, et siin on ka Jeesuse eeskuju. No ütleme, et Jeesus pidas jutlusi, rääkis, üldiselt oli see niimoodi, et me näeme, et kui Jeesusest õppida, et ta on nagu talg ja ta viiakse tappa, ta on oma nitjate ees, on vait ja sellepärast on see nii, et meil on seda Jeesuse käest ka seda tasadust on väga palju tegelikult õppida. Ta lihtsalt nagu, kuidas ütelda, ta nagu mõjus. Ta mõjus siin selles maailmas, võiks ütelda, lihtsalt oma eluga ta lihtsalt mõjus. Tas oli valgus, tas oli armastus, tas oli tõde, tas oli see sool, see kõik oli tegelikult oli mõjumas ja nagu Paulus ütles ka, et ma olen ka saanud kõigile kõigeks, et juudile juut ja kreeklasele kreeklane, see võib tunduda niisugune, et kes sa siis oled, niisugune nagu mingisugune silmakirjalik või nagu kaamel on, või tead, et igale pool muudad aga värvi. Ei, tegelikult see oli selline niisugune tarkus ja armastus, kuidas ta püüdis tegelikult, ütleme, inimestele nagu ligi saada. Ja sest ta ütles ju tegelikult tõde välja, ega ta selle lipitsenud kuskil, aga ta püüdis lähedale saada ja sellepärast on väga, väga nagu õppida nagu ka Pauluse elust selle koha pealt. Ja nii, et on. Ja sellepärast kõik need sellised momendid, näiteks tuli Gideon meelde. Jumal kutsub teda, kutsutakse sõtta. Ja nüüd, kui mul täna need sõjajutud on jälle natukese olnud. Ja see oli hea sõda alguses ikkagi. Relvasid üldse ei olnud. Sohvarid, tõrvikud, kannud, ja siis lähed ja hüüad seal issanda ja Gideoni mõõk ja see on su niisugune ja need 300 meest, kes olid siis julged, nendega siis lähed. Tuleb suur segadus, seal hakkavad omavahel kaklema. Lõpuks me teame, et seal juhtub sedasi, et ma lugesin seda lõppu ka, et siis ikkagi minnakse nendele järgi, sest seal oli juba suur sõda ära ja seal paar kuningat, nad ikka püüavad kinni ja tapavad ja seal ikkagi mingisugune lõpp seal, nagu selle asjal oli. Aga see esimesel hetkel oli see, nagu võiks ütelda, niivõrd selline jumala sõda, võta ebajumala altarid maha, et vaata, korista need asjad praegusel hetkel ära ja sellepärast ja lahendused tegelikult nagu tulid lihtsalt järk-järgult, tulid nendes olukordades ja sellepärast, kallid, nii see on, et samamoodi me peame uskuma sedasi, et Jumalal on tegelikult on lahendused olemas, kui me koos temaga läheme. Tema teeb meil teerada tasaseks, ta käib meil tegelikult ees ja sellepärast on see nii, et me saame tegelikult koos oma issandaga elada siin selles maailmas sellise õigemeelsusega, sellise tasase ja alandliku südamega. Ja sellest, ütleme, peabki olema nagu tarkus, nagu Aamose raamatus on see, selle koha võiks lahti teha, ma teen selle Aamose 5. peatüki, vahest oleme seda viimasel ajal ka rääkinud, aga räägin täna ka veel üle. Vaata, aeg on kuri, sealt võib isegi nagu lugeda, see on lehekülg 934 ja siis jõuab mul kohale. Ja aeg on selline nagu halb ja kuri tegelikult sellepärast, et siin on jutt on tegelikult sellest Iisraeli riigist. Juuda Iisrael oli eraldi sellel ajal, kui Aamos kuulutab. Ja ta tuli Juudast ja ta tuli Iisraeli kuulutama. Ja 5. peatükist ma algan kuskil seal 6. salmist siis. Otsige issandat, et te jääksite elama. Ta räägib seda nüüd Iisraeli poolele. Et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta, see Efraim Joosep, ütleme see, ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajad, teie, kes te muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse. Ja ta ütleb sedasi, et teil on niimoodi, et õigust teil ei ole, et te muudate õiguse ära nagu selliseks kibedaks ja koledaks asjaks ja õiglus on maha paisatud. Ja siis ma jätan siin vahele, see on need mereveed ja asjad, mis tungivad peale, aga ka 9. salm. See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Ja vaata, see on selline, ega tõe rääkija, ta on praegusel ajal on ka tegelikult üsna tegelikult on põlatud. Tahetakse, rääkige seda, mida peab. Ja see on nii paljudel ajastutel on see selline, et kuule, rääkima peab seda, mis on nagu kästud. Kiitus Jumalale, et meil on praegu veel, võiks ütelda selline aeg, et me võime nagu rääkida, siin neid seadusi plaanitakse vastu võtta, kus tahetakse nagu rääkimist ka piirata aga tänane õhtul võime ikkagi lugeda, et tõtt tuleb rääkida. Ja
ja mis on räägitud, te tõstate viletsale renti, võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda, kuigi te ehitate tohutud kividest kodasid, ei ela teie neis ja kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo teie nende veini ja sest ma tean, teie üleastumisi on palju, teie patud on suured, te kiusate taga õiget, võtate altkäemaksu, tõukate vaesed väravast kõrvale ja siis on öeldud sedasi, et see on selline aeg, et sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see aeg on kuri. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega ütleme, et meil on vähesed need eesrääkijad, kes julgelt praegusel hetkel räägivad. Aga ütleme, et mõistlikud võitegi tegelikult vait olla, see aeg on kuri, sest nagu ma ütlesin, me võime mõista, aga me kõike muuta ei saa. Me võime mõista, aga me kõike lihtsalt muuta ei saa, sest aeg on nii kuri. Me lihtsalt ei ole võimelised selleks. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui oli see, ütleme, Eeli aeg ja selle, ütleme, Paali prohvetid valitsesid seal ja ütleme, Jaser omad seal, siis oli need 7000, keda Eel ei teadnud, aga nad olid vait. Mõistlikud vaikisid sellel ajal. Aga nende põlved ei kummardanud tegelikult Paali ees. Ja sellepärast, kallid, meil on, täna ka ma seda räägin, et me saame elada siin tasaselt ja Jumala tarkuses, et kuidas me käitume, kus me teeme suud lahti ja kus me tegelikult lahti ei tee. Ja siis, ta siin räägib, et otsige head ja mitte kurja, et te jääksite elama ja vihake kurja, armastage head, 15 salm, pange väravas kehtima õigus ja siis räägib, et sissanda päev tuleb, kui üks pimedus varstide üle. Aga siis te tahetakse põhimõtteliselt seda aamust ära, et mine kuuluta seal Juudas, mis see Iisraeli tulid rääkima ja siia meid manitsema. Aga Jumal läkitas seda sinna rääkima. Ja sellepärast on see nii, et on kuri aeg, siis ongi niimoodi, et väga, väga tark on tegelikult ka seda meeles pidada, et vahest lihtsalt ongi tark tegelikult vaikida. Ja need näited, nagu ma rääkisin kas või sellest advendi sõjamehest, ta tegi seda ju tegelikult väga vaikselt. Keegi ei teadnud tema südama mõtteid, kuidas ta tahtis Jumalas puhas olla. Ta ei saanud mitte kellelegi seda rääkida, et mida ma teen. Ta tegi seda kõike üksinda. Aga koos oma issandaga, eks. Ja sellepärast ja Jumal aitas teda samamoodi. Nii et kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõnas selliseid väga häid eeskujusid. Nii et aastal 26 samamoodi elame sellise õigemeelsusega, elame tasaselt, alandlikult ja sellepärast ja Jumal paneb seda tegelikult tähele ja küll ta annab meile siis ka märku, kuidas meie ja mida tegelikult tegema peame ja sellepärast ja tulevad, millised ajad tulevad. Nüüd üks selline järgmine koht, mida ma loen, on nähtavasti nüüd Mattiuse 10. peatükk. Seal Jeesus õpetab, nagu kui ta läkitab sinna evangeeliumi kuulutama, siis ta õpetab ja võtame täna seda ka niisuguse tasase meelega nagu seda vastu seda sõna, mis me siit Mattiuse 10. loeme. Ja 16 salm. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele, olge siis arukad nagu maad ja tasased nagu tuvid. Ma ei leidnud väga palju tuvide kohta, tuvid mingisuguse magnetvälja järgi ja leiavad oma koduteed ja osad on need kodutuvid ja ütleme, et omamoodi sellised linnukesed on, eks, et olge tasased nagu tuvid ja olge arukad nagu maad, ütleme, et siin jääb meile nagu mõtlemiskohta, hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides, teid viiakse minu nime pärast siis, viiakse minu pärast ka maavanemate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks, nagu siin on põhjus öeldud ka sedasi, et kui kuhugi viiakse, te saate seal lihtsalt rääkida, aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida te peate rääkima, sest teile antakse tol tunnil see, mida rääkida. Ja tõesti antakse rääkida, ma mäletan sedasi, et kui aastal 2011 mulle öeldi, et tule telekasse seal kristliku partei eest ka rääkima, seal sotsiaalisaates ja mul olid hoobilt teada need asjad, mida ma rääkinud. Ma teadsin, et umbes 3 lauset ma seal ütelda saan, et kui oli nendest telekasaadetest ära vaadanud, et need valimisstuudiod niisugused on, et ega seal jutustada ei lasta. Aga et kui suu saad lahti teha, pead kohe midagi ütlema. Ja mul olid kõik need olemas, nendeks 3 korraks, mis ma arvasin, et üldse mu poole pöördutakse. Ja kõik läks täpselt täide, antakse sulle see kõik. Ja vahepeal mul vennad seal kallal veel, kes olid kaasas, saates, kuule Toivo, räägi midagi mõistlikku juttu ka, et ära ainult Jumala sõna räägid. Tead, et aga ma ütlesin, ei, et mina räägin seda, et teised rääkige oma hambaravidest ja internetidest, igast jänti seal räägiti kokku. Tead, et mis mina lähen seda rääkima, et teeme interneti kuskile või. Väga hea, et internet, jutus läheb. Aga ma ei pidanud seda rääkima, ma pidin Jumala sõna tegelikult rääkima. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et sulle antakse see, mida sa rääkima pead. Ja siis sa pead julgelt selle tegelikult välja rääkima. Ja
ja sest, et jumala vaim on tegelikult sellel hetkel kõnelemas. no veel raskem, Jeesus hoiatab ette, vend annab surma venna, isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ütleme, et sellised vastuolud vahest tõusevad. Te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise, sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Ma olen seda mõelnud, mina ei mõista seda. Et palju neid Iisraelis linnu ja pole siis need läbi käidud või. Et aga jumal teab, ma ei peagi kõike teadma. Aga Jeesus ütles nii, et oma tuleku koha pealt ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast. Jüngril olgu küllalt, et tema saab selliseks, nagu ta õpetaja, teenija olgu nagu ta isand. Kui nad pereisandad on kutsunud Belzebuliks, palju enam siis tema peret. No ütleme, et Jeesus lihtsalt valmistab nagu ette, ütleb, et selline see tegelikult see uskliku inimese elu on ja eriti, kui sa kuulutad ja teed, et sa pead kõikidest nendest olukordadest läbi minema, aga issand on tegelikult aitamas. Ja sellepärast lihtsalt võtame täna selle sõnaga vastu, et elame siin selles maailmas ja peame olema ka nendeks asjadeks valmis, sest Jeesus ei rääkinud neid asju mitte asjata, vaid täitsa mõeldes selle peale. Ütleme, Kristuse kogudust kiusatakse siin maailmas ka praegu taga, osad ikka kannatavad päris. Ja on olnud erinevaid aegu on olnud samamoodi, siin ütleme, et isegi veel nendel ütleme, mina olin sõjaväes ka, kui täna nüüd ongi kuskil 75–77. Sellel perioodil kiusati taga. Minul oli tee nii tasane, et koguduses sain käia ja erariided lubati, et minegi sinna kogudusse seal Esendukis, kus ma olin. Ja ütleme, et niisugused privileegid olid, et kõik imestasid, kuidas sina kõike saad. Aga sain ja puhkused ja koju esimesena ja aukirja ka veel sealt kaasa ja kõik oli nii positiivne, kui positiivne võis olla. Ja sellepärast jumal kogu aeg tasandas ainult teed. Ja nüüd on nii, et ja osasid kiusati taga, osad olid näiteks Aleksei Leidajevi koha pealt, et väeosast väeossa kamandati, et ei taha seda usklikku kausit ära. Hiljuti kuulsime ühte lugu ühest mehest ka, keda väga kiusati ja lõpuks Siberisse saadeti ja et just tema oli vangilaagris. See ei olnud sõjaväega seotud, teda lihtsalt, et oma usu pärast ja suur pere ja kõik lapsed ja et see kuul lisa ära tuleb saata, et mida ta seda usku see lõpetab ja kuidas kiusati ja viidi teda raskesse kohta ja kuidas jumal teda tegelikult hoidis ja kuidas tagasi tuli ja ütleme, et ja jumal korraldas kogu aeg, tõi rasketest tervislikest olukordadest läbi ja hiljem, kui tal oli see, ta istus oma 10 aastat, istus ära. Ja siis oli nii, et siis oli veel see nagu see väljasaatmise aeg, et 5 aastat veel koju ei saa. Aga tead, sai koju ka selle pärast, et ta seal sai hakata kirju kirjutama. Ta ütles, et see kohalik, see postkontor oli olnud nii kirju ja pakke täis, mis talle hakati saatma. Ja öeldi, et saatke see mees siit minema, et me ei saa siin hakkama, et seda ühte meest külvatakse siin üle, et kes sa siuke oled, et miks sulle kõik saadavad, aga terve maailma usklik on juba igalt poolt teistest riikides ka, said teada, et üks vend on seal nüüd 10 aastat ära istunud ja nüüd on seal ja hakkasid kõik teda aitama, tead, saadeti 2 aasta pärast minema siit, tead, et me ei saa sust aru, mis nagu toimub ja sellepärast, kallid, meil on selline Jumal, kes toob lahendusi ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna üksteist nagu selle koha pealt kinnitada, elame alandlikult ja elame tasaselt ja tegelikult on see niimoodi, et Jumal saab meid võimsalt aidata. Ütleme ühe veel Vanas Testamendis paar kohta ja siis lõpetan jutuga. Ja see on nii, et õpetuse sõnadest tahtsin võtta sellise koha, et õpetuse sõnade seal 3. peatükk ja 6. salm ja 11. peatükk ja 5. salm, lihtsalt loen need paar kohta. Need ütlevad nagu sellist tõde meile sedasi, et õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Vaata, siis ta teeb, õpi teda tundma kõigil teedel ja siis on need teerajad tasased, siis ta aitab. Ja 11.5 olen ise kogenud, et nii juhtub. Ja 11.5 on nii ka, et aga õiglus tasandab vagale tema tee, aga õel langeb tema õeluse läbi. Ja ütleme, terve see lõik ei hakka siit rohkem lugema. Aga üks huvitav koht, mida ma tahtsin veel lugeda, on Jesaja raamatu 26. peatükk. Ja sealt loeme üks 10 salmi ja sellega hakkame juba lõpetama, nii et kui on laulu mõtet, siis võib seda ka mõelda. Ja see on Jesaja 26, jah, nimetasin. Ja siin on nagu juudalaste tänulaul. Ja kui seda niimoodi nagu lugeda, niimoodi rahulikult, ega see sõna peabki rahulikult lugema, ega muidu pihta nagu ei saa. Ja sellel päeval lauldakse Juudamaal seda laulu. Meil on tugev linn, pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks.
no ma lugesin vene keeles ka, seal on nagu see mõte sedasi, et tema, et issand on meile selleks müüriks ja kaitsevalliks sellel tugeval linnal. Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, kes püsib usus, kes on säilitanud usu ja et saaksid sisse minna. See on niimoodi, et see on nagu meie jaoks ka. Kindlameelsele sa hoiad rahu. See on niimoodi, et ja seal on nagu selline nagu täiuslik rahu, kes on tugev vaimus, nendele tegelikult Jumal garanteerib rahu. Rahu, sest ta loodab sinu peale. Loodke alati issanda peale, sest issand Jumal on igavene kalju. Sest tema langetab need, kes elavad kõrgel. Ligipääsmatu linna, ta alandab seda, alandab maani, paiskab põrmu. Seda tallab jalg, õnnetute jalad ja viletsate sammud. Ja vaata, kes on niisugused uhked, no need ühel hetkel langevad, Jesaja seal 2 räägib ka, kuidas kõik kõrged asjad tõmmatakse tegelikult maha. Aga õigete tee on tasane või otsene või sile. Sina sillutad siledaks õigete raja. Ja kiitus Jumal, et ta teeb seda. Issand, me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel. Ja siin on niimoodi, et nad laulavad sedasi, et Jumal, me tahame näha su õiglast kohut siin selles maailmas. Teate, see tuleb omal ajal. Jumala kohtud tulevad alati ja sellepärast on see nii, kunagi see tulemata nagu ei jää. Aga see tuleb, tuleb omal ajal, veel on Jumalal pikka meelt ja kannatust. Ja hing igatseb su nime ja su mälestust. Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest sinu kohtumõistmised tabavad maad. Kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. Ja siis on öeldud sedasi, leiab aga õel armu, ei õppida õiglust. Ja siis isegi õiguse maalgi ta teeb ülekohut, ega näe issanda kõrgust. Ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme sedasi, et tegelikult on nii, et Jumal sekkub asjadesse niimoodi, et tegelikult saadakse aru. See, kui rahvas tuleb Egiptusest välja, kõik said aru, mis siin sündis, kelle käsi siin oli mängus. Ja sellepärast on see nii, et ja Jumal on see tegelikult seesama Jumal. Ja need asjad sünnivad jälle ja jälle, kus me tegelikult võime nagu lihtsalt nagu seda näha, et Jumal on oma sõna taga. Ühel hetkel õelad ei ole, aga õigetel on tegelikult siledad teed. Ja sellepärast on nii, et lihtsalt õppige seda tarka tasadust issanda käest siin ja elage selliselt ja te saate tegelikult seda kogeda, et issand teeb tegelikult teerajad tasaseks igal pool. Amen. Nii. Tõuseme ja oleme hetke palves ja isa, me täname sind. Et see tasadus tegelikult on sinu vaimuvili ja sellepärast Jumal meil seda kuskilt ise võtta mujalt ei olegi. Aga me täname sind su selle vaimuvilja eest ja me võtame seda lihtsalt tänuga vastu. Me täname sind, et seal on see rahu ja seal on see rõõm ja Jumal, me täname sind, et sa ise tegelikult varustad meid, kes me oleme sinu oma vaimu läbi selle vajalikuga. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind, et võime täna lihtsalt paluda, et seda armu palun iseendale ja õele vennale. Ma usun, et meil kõigil on seda maad alandlikkuseks ja tasaduseks, et õppida seda sinu käest ja kogeda seda, kuidas sina teed meie teeradasid tasaseks ja kuidas meie koormad lähevad kergeks ja kuidas lihtsalt me võime elada siin selle maailma keskel, kõigi nende olukordade keskel, mis ei ole üldse ilusad, mis ei ole head, mis on võib-olla oma uudiste ja asjadega väga tegelikult rahuvad. Aga isa, me täname sind, et me oleme võinud tänasel õhtul sinu sõna uudiseid kuulata ja Jumal, ma tänan sind, et see täidab tegelikult meie südamed rahuga. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, tänu sulle selle tänase aja ja selle sõna eest. Amen.